Nii. Kui eelmine nädal me õppisime otsustama keha tasandil ja vaatlema, kuidas meie otsused kehas tegelikult vibreerivad, muutuvad, siis nüüd peame tegutsema. Ja ma soovitan seda teha hommikul ja see on usalduslippe iseendasse on siis selle sisemise tööriista nimetus minu jaoks, et usalduslippe iseendasse. Me nagu inimesena tegelikult isegi kui me otsustame, siis me pärast seda astume nagu sammu tagasi. Me ei võta vastutust enda otsuse eest. Et me nagu ootame, et ma tegin ju kõik õigesti. Triin ütles, et niimoodi asjad käivad. Ja siis ma ei pea enam mitte midagi tegema. Ma võin see diivani kaunistus olla seal ja lihtsalt nagu nautida elu ja kõik ümberringi toimub minu hüvanguks. Jah, kullake, ta toimub sinu hüvanguks küll, aga seal peab olema sinu tõetegu taga. Ehk siis sa pead ja see tõetegu tuleb selle koha pealt, et sa näitad iseendale, et sa usaldad iseennast. Sa usaldad iseennast teotasandil ka, et see tegu tõestab sulle endale, et sa usaldad ennast. Ja siis see kõik maagia hakkab toimuma, et alati on ühte tegu vaja. Ja ma soovitan siis nüüd järgmised nädala aega iga hommiku istuda korraks. See võib ka olla ettevõtte juht, nii et võta see roll, et ma olen nüüd ettevõtte juht ja ma otsustan iga hommikul ja ma teen ühe või äärmisel juhul 3 maksimum, rohkem ära luba anda, 1 või maksimum 3 asja ettevõtluse jaoks. Ehk siis, et oma ettevõtte jaoks ja iseenda jaoks ma teen ühe asja päevas. Ma lihtsalt olen otsustanud, see on mulle oluline, kõik asjad ja see on minu see tõetegu, mis annab mulle selle usaldusšüppe iseendasse sisse. Et ma usaldan ennast, et see on õige, see tegu on õige, tuleb mulle, peaksin tegema las päevas ühe asja enda ettevõtluse jaoks. Kirjuta siis tee ajurinnak, kui sa toimid niimoodi, et sul on vaja nagu kõik need mõtted, kui sul on hästi palju mõtteid, mida sa tahaksid iga päev teha ja sa ei jõua, siis kirjutad lihtsalt paberile ja valid ühe. Ma soovitan siis, kui sul on hästi palju ideid, siis vali 1. Kui sul ei ole üldse nagu, kunagi tahaks selle ettevõtluse päriselt käima saada, aga kõik muu elu tundub nagu olulisem ja tähtsam praegu ja nii edasi. Siis kirjuta lihtsalt tuleviku mõttes, et kui oleks tulevik ja mul oleks aega ja muu elu ei oleks nii tähtis ja oluline, mis on need sammud, mida ma võiksin teha. Et siis oleks pehmem sellest, mida ma võiksin teha. Ja kirjuta need samamoodi välja ja vali see üks tegevus, mis tegelikult võtab mõnes mõttes sinult surve maha teha midagi suurt, vaid vali kõige lihtsam. Kui kõike tundub liiga palju ja ettevõtlus tundub sinu jaoks liiga palju, siis vali iga päev kõige lihtsam tegu. Sest siis samm-sammult hakkad usaldama iseennast. Usaldusšüppe iseenda sisse. Ja nädal aega 7 tegu sinu ettevõtluse jaoks. Ehk sinu jaoks. Ettevõtlus ei ole midagi, ma teen kellegi teise jaoks. Teadlik ettevõtlus on midagi, mida sa teed iseenda jaoks. Need on need usaldusšüpped, kus sa õpid iseennast tundma ja sa astud iseendasse lähemale. Nii et hoia enda lubadusi iseenda jaoks olulisena. Ja see õpetabki sulle nagu see tõetegu, õpetab sulle prioritiseerima iseennast ja usaldama iseennast. Nii et 7 tegu, tõetegu. Jagamine on ka palju.